Kuidagi hõredaks on meie read jäänud, ma saan aru, et Narva ärikonverentsil pakutakse erakordselt maitsvaid suupisteid ja väga head kohvi, aga parata pole midagi, me peame edasi liikuma, me oleme jõudnud Narva ärikonverentsi lõpuspurti, algab 3. kõige magusam osa, noorte või noorettevõtja edu valem. No sisuliselt me räägime maakonna ja Narva linna tulevikust. Ja räägime sellest, et kuidas noor inimene midagi ette võttes edu võiks saavutada, aga kindlasti ka sellest, milliseid valusaid õppetunde noor midagi ettevõttev inimene sellel teel võib kogeda. Ja ma kutsun siia lavale praegu ettekandega, tore sõna, ettekanne, Lilian Ariva, Narva kolledži ettevõtluse ja infotehnoloogia osakonna juhataja, kes räägib meile koostöövõimalustest kõrgkoolidega. Lilian, palun. Tere! Väike pult on seal, millega saab slaide lülitada, jälgige palun aega. No nii, tere! Väga tore on siin olla ja rääkida tõesti sellistest võimalustest, kuhu ootame teid kõiki kolledžiga kaasa lööma. Teatavasti on Narva kolledž eelkõige tuntud kui õpetajakoolituse kants. Aga meie oma vastloodud infotehnoloogia ja ettevõtluse osakonnaga proovime seda siis muuta ja tuua kolledžis tänu teie abile ja meie uute ja põnevate õppijate abile pildile ka infotehnoloogia ja ettevõtlus. Ja neid mõlemaid kindlasti siduda ka ettevõtlikkuse kui ühe väga olulise tulevikuoskusega. Ühtlasi oleme me loomas ka ühte uut õppekava, mis räägib tehisintellektist ja robootikast ja kõik need teemad ilmselgelt on need, mis noori väga-väga paeluvad. Me oleme küll tuntud kui sotsiaalvaldkonna esindajad, aga meie uued õppekavad on tegelikult väga palju seotud ka loodus- ja täppisteadustega. Aga miks ma täna üldse siin olen, on see, et ma tahaksin rääkida sellest, mis on see, mida Tartu Ülikool ja siin piirkonnas täpsemalt Narva kolledž saab teile kui ettevõtjatele pakkuda ja mida meie teilt tegelikult ka vastu ootame, sest koostöiselt on need meie plaanid kindlasti oluliselt paremini realiseerumas. Tartu Ülikoolil on olemas selline asi nagu ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, mis suures plaanis siis tegutseb Tartus, aga eks nemad annavad meile ka oma häid ideid edasi selle kohta, kuidas me saaksime seda kõike siis ka Narvas rakendada. Ja nendest, ja tuua esile seda, et miks üldse üks ettevõte peaks tahtma ülikooliga koostööd teha või miks teie üldse peaksite Narva kolledži uksest sisse astuma ja ütlema, et tere, siin me oleme, on laias laastus sellised kaks kõige olulisemat poolt seal on siis teadmised ja inimesed. Et ettevõtte jaoks on väga oluline see, et teil tõesti on võimalik saada juurdepääs kõige uuematele teadmistele ja tehnoloogiatele. Et sageli tõesti ikkagi on nii, et teadlased on need, kes tegelevad selliste tehnoloogiatega, millest meil tavaelus õrna aimugi ei ole. Küll aga teile ettevõtjatena võib sellest väga palju abi olla. Ülikoolil on võimekus toetada innovatsiooni ja tootearendust ja see on see koht, kus teadlased saavad teile abikäe ulatada, sellepärast et on asju, mida teadlased oskavad väga hästi, samal ajal on aga asju, mille juures meiegi vajame abi, ehk siis näiteks see pool, kuidas kõik need uued asjad ja ideed, mille me oleme välja töötanud, kuidas need siis jõuaksid ka inimesteni. Ja teie ettevõtjatena olete siis see võti, kes saab meil aidata seda teha.
Ettevõtetel, mis teevad koostööd ülikooliga, on ka väga hea ja tugev ligipääs andekatele tudengitele ja spetsialistidele. Üks koht, kus me väga soovime koostööd teha, on erinevad praktikad, erinevad uurimistööd, kus me ootaksime sisendit just nimelt ettevõtetelt. Ja see on see koht, kus just öelda hästi klišeeliselt, et lolle küsimusi ei ole olemas, ehk siis me väga ootaksime, et te tuleksite oma küsimusega ja ütleksite, et kas teie targad tudengid võiksid tulla ja meid aidata ja aidata meil nendele küsimustele vastata. Kindlasti võiks, siin laval on juba mitmel korral täiesti arusaadavalt kõlanud mõte sellest, et ettevõtte ja äriettevõtte eesmärk ongi teenida raha. Ja see, kuidas ülikool saab selle juures abiks olla, on tegelikult väga oluline asi tähele panna. Ehk siis on mitmed sellised valdkonnad, mille juures ettevõttel endal ei ole mõttekas panustada nii suures mahus. Ja siin ma räägin just sellest innovatsioonist, teadus- ja arendustegevusest, mis on meie igapäevane töö ja leib, aga milles teil võib-olla võiks olla kasulik meiega koos tööd teha ja mitte seda kõike ise siis rahastada. Me usume tugevalt sellesse, et ettevõtetel, mis teevad koostööd ülikooliga, on üsna suur konkurentsieelis. Et need ettevõtted on unikaalsed võrreldes teiste ettevõtetega, sest taaskord sealt tuleb selliseid innovaatilisi ideid, mida võib-olla siis, kui ligipääsu erinevatele võrgustikele, teadlastele, uuematele teadusideedele ei ole. Kindlasti me rõhutaksime ka seda, et on üks selline kahepoolne, nagu silmnähtav kahepoolne kasu, mida saame meie, tehes koostööd teiega ja teie, tehes koostööd meie kui ülikooliga, ja see on maine. Et kohalike ettevõtete maine on väga kõrge ja ülikoolil on väga uhke alati öelda nende ettevõtete nimesid, mis meiega koostööd teevad. Ja me väga usume sellesse, et ka ettevõtete mainele tuleb kasuks see, kui nad räägivad teaduspõhisusest, innovatsioonist ja ekspertsusest. Ja loomulikult ei ole vähetähtis ka see, et me räägime panustamisest ühiskonna arengusse. Et taaskord mitmel puhul on nii, et meie teadlastena töötame mingisuguse uue idee välja, aga selleks, et see viia iga ühiskonnaliikmeni, on meil tegelikult ikkagi tarvis ettevõtteid. Nüüd, Narva kolledžis on juba mitmed sellised asjad olemas, mida meie saame ettevõtetele juba pakkuda ja mida me oleme juba ka üsna palju teinud. Üks lihtsamaid viise meiega koostööd teha on täienduskoolitus. Täienduskoolitustel osalemine meil on praegu päris palju projekte, mille puhul kohalikele elanikele täienduskoolituses osalemine on tasuta. Et ettevõtte jaoks tähendab see siis tõesti seda, et te peaksite võimaldama oma töötajatele selle päeva või 2, et nad saaksid täienduskoolituses osaleda ja hiljem seda ka reflekteerida ning teie ettevõtte kasuks tööle panna. Samuti ootame me koostööd praktikate juhendamisel ja praktikateemade pakkumisel. Ja see puudutab ka uurimistöid, et meile väga meeldiks see, kui probleemid, mida tegelikult ongi tarvis lahendada ja mille puhul on näha, et teaduskoostööst võib abi olla, et te nende küsimustega tuleksite meie juurde ja me väga loodame, et me oskame teid aidata. Meil on olles ise ka õppekava juht, ma võin öelda, et hästi oluline on tegelikult see, et õppijad leiaksid nii praktika käigus kui ka oma lõputöid kirjutades või erinevaid kursusetöid kirjutades, leiaksid üles sellise probleemi, mille puhul nad ise ka tajuvad, et selle lahendamisest on kasu. Et see on midagi, tänu millele
maailmas muutub midagi ja et see ei ole mingi lihtsalt töö, mis jääb kuhugi riiulile tolmu koguma. Et kui te kas või ka ise mõtlete selle peale, kuidas te olete kirjutanud oma lõputöid, siis kui palju higi, vaeva ja pisaraid on sinna läinud ja kui palju rõõmu on toonud see, kui te lõpuks olete leidnud mingi lahenduseni. Et kui mõelda sellele, et see lahendus võib tegelikult aidata lahendada mingisugust päriselulist probleemi või liikuda kuhugi sellisesse kohta, kus seda tõepoolest kasutatakse, sellega tutvutakse, siis see toob veel rohkem, see võib kindlasti tuua veel rohkem rõõmu. Ettevõtete poolt me näeme võimalusena ka seda, et ettevõtted saaksid panustada ka õppekava arendusse. Ja see tähendab peamiselt just seda, et päris sageli me küsime ettevõtetelt või ka vilistlastelt, et mis on need teadmised ja oskused, mida tegelikult tööturul tarvis on. Et kui meil on mingisugust liiki õppekava, siis kas seda õppekava lõpetades lõpuks siis inimesel on ka võimalik kuhugi tööle minna, kas need oskused, mida me anname, kas need on need, mida tegelikult ettevõte vajab. Ja see sisend on meie jaoks väga oluline, sellepärast et me ikkagi väga tahame, et meie lõpetajad oleksid konkurentsivõimelised ja et teil oleks nendest lõpetajatest rõõmu ja nendel lõpetajatel endil oleks ka hea meel, et nad saavad mingisugusesse ettevõttesse tööle asuda, olles siis ka vajalikud ja tundes ennast juba spetsialisti või tippspetsialistina, mitte olles olukorras, et ma küll tulin siia, aga ma kahjuks ei oska midagi. Kindlasti me ootame teid panustama ka praktikutena. Me väga sageli kutsume oma erinevatesse õppeainetesse mingisuguseid mooduleid või aineosi õpetama inimesi, kes päriselt teevadki seda tööd, mida on tarvis õpetada. Et see, et mõne ettevõtte turundusjuht tuleb ja räägib ettevõtluse ja digilahenduste õppekaval sellest, mis see turundus siis tegelikult on ja kuidas tema tegelikult oma tööd päriselt teeb, see on üsna tavaline. Ja see, et meieni jõuaksid need päriselu lood ja see, kuidas päriselu käib, millised on need tegelikud väljakutsed, millega te silmitsi olete oma tööd tehes, see on see, mida me tahame tegelikult ka õppejateni viia. Ja kahjuks ei tule ka see, kui te silmade särades oma valdkonnast räägite, sest see on see, kuidas teie tegelikult mõjutate seda, et meile tuleb järelkasv. Et kui keegi teist tunneb, et te tahaksite kas arendada või õpetada või juhendada või teil oleks tarvis näiteks mõnda praktikanti, kes tuleks ja aitaks mõnda probleemi lahendada, siis kindlasti andke meile teada, sellepärast et see on see, kus me kõige rohkem tahame ettevõtjaid endaga koostöös näha. Selles õppetoolis, millest ma praegu räägin, on meil 3 õppekava, millele me ootame õppima ka teid või teie ettevõtete töötajaid ja millele me ootame ka teie sisendit nii selle juures, et mida võiks õpetada, kui ka selle juures, et kas teil on siis mingeid praktilisi probleeme, mille juures te päriselt tunnete, et te oleksite valmis tegema teadusasutusega sellist koostööd, et võib-olla vaadata hästi natukene kastist välja võrreldes sellega, mida te tavapäraselt olete teinud. Nii ettevõtlus- ja digilahendused kui ka infotehnoloogiliste süsteemide arendus on sellised õppekavad, mis on rakenduskõrghariduse õppekavad. Ja see tähendab seda, et nendes õppekavades on praktika osakaal väga-väga suur. Et tervelt 1 semestri ulatuses tegelikult õppijad on praktikal, mis on üsna pikk aeg ühe 3-aastase õppekava kohta. Ettevõtluse ja digilahenduste õppekava on sessioonõppes, mis tähendab, et ta on iga 2 nädala tagant paar päeva nädalavahetustel Narvas
siin koha peal. Infotehnoloogiliste süsteemide arenduse õppekava on päevaõppekava, ehk siis need õppijad on siin koha peal Narvas iga päev ja õpivad esmaspäevast reedeni. Ja me oleme avamas ka ühte magistriõppekava, mille nimi on tehisintellekti ja robootika rakendused. Ja ka see õppekava on selline, mis toimub nädalavahetustel. Miks need õppekavad on väärtuslikud ja olulised, on see, et üks osa nende õppekavade tudengitest on pärit siit samast. Nad on meie inimesed, nad ongi need meie, kes elavad siin. Teine pool on aga üle Eesti laiali elavad inimesed, kes iga natukese aja tagant tulevad siia Narva. Nad saavad meiega tuttavaks, nad teevad meiega koostööd ja nad avaldavad meile seda mõju, et kui nad näiteks ettevõtjana asuvad tööle ükskõik millises linnas või ükskõik kus nad oma ettevõtte loovad, neil on kogu aeg meeles see, aga midagi võiks teha ka Narvas. Nende kontaktid on siin ja nende koolimälestused on siin. Nii et ma usun väga, et nende õppekavade põhiline väärtus ei ole mitte üksnes selles, et kohalikud tudengid saavad käia kodule natukene lähemal ülikoolis, vaid ka selles, et nendel õppekavadel tõesti õpib päris palju neid, kellega siis kontakte luua ja kellega edaspidi siis ka ettevõtlust arendada. Ma väga soovitan teil vaadata meie täiendusõppe lehekülge, sest meil on praegu olemas seal juba väljas päris palju neid koolitusi, mis juba toimuvad. Ja lähiajal oleme me ka uuendamas oma koolituste nimekirja ja me väga ootame teid sinna osalema. Ja oluline on siin just nimelt see, et nendel koolitustel on teil võimalik õppida tasuta ja et meil on erinevaid koolitusi nii eesti kui ka vene keeles ja te olete nendele koolitustele väga, väga oodatud. Ja ega ma lõpetuseks ei oskagi paremat hüüdlauset öelda, kui et tulge meie partneriteks. Et siin on üles loetletud mõned ettevõtted, millega me teeme väga, väga tihedat koostööd juba Tartu Ülikoolis ja mul on, mida pikemaks venib see nimekiri, mille kohta saab öelda, et need on meie Ida-Viru ettevõtted, seda rõõmsamalt me oleme. Et suur tänu teile ja kohtumiseni! Aitäh, Lilian Ariva. Kas on küsimusi Lilianile? Ja palun, rääkige palun mikrofoni ka, eks? Nii, tere, Lilian, aitäh ettekande eest. Olles ise Tartu Ülikooli vilistlane, on tore näha, et kvaliteet on kõrge ja tööd tehakse palju ja hästi. Mul oleks tegelikult selline küsimus, et praktilisest vaatest, et siin Greenful juht rääkis sellest, et kuidas prooviti teha koostööd ja mindi tegelikult tühjade pihkudega minema ja tegelikult on ka teistel ettevõtetel olnud seda muret, et kui tullakse ülikoolide juurde, siis tehakse pool aastat tööd, nenditakse, et ei tulnud see arendus kuidagi välja või jääb see näiteks, ütleme, mõnes mõttes poolikuks või ei saada seda kiiret lahendust. Et kuidas te võtate näiteks siis sellelt ettevõtlussektorit selle hirmu ära, et me läheme nüüd teadlaste juurde, need nokitsevad pool aastat, ütlevad, et hüpotees ei tulnud välja, aga neil on vaja tootelahendust, arendust, teadmist, juba eile tegelikult, et kuidas te seda võib-olla siis julgustate praktiliste näidete pealt ja teine küsimus on selles, et kas Tartu Ülikoolil on tänaseks näiteks ka mõned sellised ühisettevõtted, kus on ka osalus sees, mis välismaa ettevõtetes, näiteks Ameerikas on päris populaarne, et ülikool teeb teadust ja tegelikult ei anna seda teadmust ära tasuta, vaid tegelikult saab seal ka ju oma osaluse. Ma alustan vastamist sellest teisest küsimusest, et meil on selliseid ettevõtteid, kus ülikool on osanik ja meil on palju selliseid ettevõtteid, kus tegelikult see initsiatiiv on tulnud teadlaste poolt. Et see on küll ja seesama ettevõtluse innovatsioonikeskus, mida ma mainisin, tegelikult tegeleb sellega, et aidata selliseid ettevõtteid luua. Nüüd, mis puudutab seda küsimust, et kuidas julgustada inimesi, kes pelgavad, et äkki tõesti juhtub nii, et sellest ettevõttest ei saa asja,
siis, või sellest innovatsioonist, mida oodatakse, siis see on jah natukene selline koht, kus peab ütlema, et tuleb, ma ise näen seda nii, et võiks rohkem kokku viia seda ülikooli natukene aeglast, mõtleme veel mentaliteeti, selle ettevõtluse, teeme kiiresti, meil juba eile oli tarvis mentaliteediga. Et ma olen nõus sellega, et probleeme võib ette tulla ja et loomulikult ülikooli jaoks see olukord, kus öeldakse, et ei tulnud välja, aga see on väga hea õppimise koht, on natukene teise kaaluga kui ettevõtja jaoks, kes peaks siis võib-olla otsast peale alustama oma arendustööd. Aga ma luban seda, et ülikoolil see kogemus järjest suureneb ja me tajume oma vastutust selle juures, et ettevõtteid aidata ja ma usun, et kogemusega me saame paremaks ja proovime veel. Aga ega ma sellist kindlat lubadust, et enam nii ei juhtu, et nii ma kahjuks öelda ei saa. Я еще хотела тоже вопрос задать, потому что очень приятно, что выступает филиал Тарского университета, действительно умные люди. Вот у нас электроэнергия, я сегодня задавала поэтому один вопрос на эту тему, большие мощности, все строится, обновляется. А вот с переводом времени на 1 час в конце октября вы как-то могли бы, вот к вам обращаются не только фирмы, но и, например, муниципалитеты, правительство тоже вот сотрудничать с вами, что выяснить, то, что здоровье людей вы уже видели, да, у нас была проблема с эпидемией, это на основе простуды, что не хватает, значит, людям тепла, потом перебои с режимом, вот это вот как-то вот это в контексте нашего будущего экономического процветания, нашего будущего, которое мы создадим вместе, как-то можно уже урегулировать вопрос с переводом времени, с ценами на тепло, на электроэнергию. А то вот предприятие, говорит, в 3 раза повысилась электроэнергия, а у нас ее просто очень много, все развивается. Вот как-то к вам они приходят, то, что вы действительно интеллектуально мыслящие люди, а в повседневной жизни не всегда успеваешь мыслить интеллектуально. Вот могли бы на такие вопросы ответить? Kas pean tõlkima? Jaa, palun. Palun uurige kellakeeramise mõju kevadel sügisel inimese tervisele ja majanduslikke mõjusid ja siis öelge, et kas on õigustatud ja võiksite uurida ka kaugkütte hinnatõusu. Ma ei tea, kas õiguspärasust või põhjendatust või midagi sellist. Te saite praegu tellimuse. Hakake tegutsema. See on väga tore, aitäh. Aga ma ütlen, et selliste igapäevaste küsimuste sellise igapäevaelu uurimisega tegelikult me praktilistes uurimisrühmades ka tegeleme. Aga kindlasti see, et selline sisend teie käest tuleb, on väga tore. Et on tõsi, et mõnikord mõnda asja on huvitav uurida sellepärast, et endal on huvitav, aga sageli see, et meile öeldakse, et aga vot seda on vaja, on ka väga oluline meie jaoks. Nii et aitäh. Aitäh, võtke plaani. Suur tänu. Lilian Ariva, Narva kolledži ettevõtluse ja infotehnoloogia osakonna juhataja. Aga nüüd ma kutsun lavale Pia Tamme, Viru filmifondi ja loomeklastri koordinaatori ja tema räägib siis audiovisuaalse sektori kui tuleviku valdkonnast ja võimalustest noortele. Kuni sa tuled, ma lihtsalt ütlen, et mul ime, mul 2 last perekonnas, 1 3 ja teine 4-aastane, 3. klassis, 4. klassis, neil oma YouTube-kanalid, nende suurim mure on see, et saaks rohkem jälgijaid. Aitäh, just täpselt sellest me hakkamegi rääkima. Suur tänu, Jüri. Aitäh kutsumast, rõõm on olla siin ja rääkida teile loomemajandusest ja audiovisuaalsest valdkonnast siin keemiatööstushiidude kõrval, et üks kolleeg isegi ütles mulle ükskord, et tööstus Ida-Virumaal, need on nagu sellised suured hiiglased, aga sina seal kõrval oled nagu seksikas kääbus oma väikse teemaga. Nii et tervitused kääbustelt, aga ma arvan, et teema, millest ma täna räägin, on tegelikult just tulevikku vaadates erakordselt oluline.
Olen siis Ida-Viru ettevõtluskeskusest Piia Tamm ja mul on rõõm, et ma saan tegeleda just loomemajanduse valdkonnaga Ida-Virumaal. Tänaseks ei ole loomemajandus enam selline väikene ja marginaalne siis valdkond või sektor, vaid see on pigem pidevalt arenev ja tegelikult maailmas ka seda mõju ja arengut monitooritakse. Ja mis siin salata, täna öösel just leidsin raporti, kust on võetud see tsitaat ja tegemist on tõesti ühe mõjuka organisatsiooniga, kes ütleb, et loomemajandus on arvestatav jõud, mis on suunatud tulevikku. Mis siis, kuna me räägime ärikonverentsil, siis otsisin ka numbreid, sain ka ise väga palju targemaks, et loomemajanduse sektori globaalne turg on äärmiselt suur ja arenev ja siin selles uuringus on tõesti uuritud kogu maailma, mitte Euroopat. Ja mis on oluline, siis on tarkvarateenused, teadus-arendustegevus, mul on rõõm jagada lava siis ülikooliga, aga tegelikult sinna järgi tulevad ka kohe siis reklaam, arhitektuur, audiovisuaalsed teenused, infoteenused, kultuur, vaba aeg, päranditeenused, ehk kõik see tervikuna tegelikult täiendavad üksteist ja mis siin salata, digitaliseerumine ja AI on need, mis muudavad seda sektorit tohutu kiirusega ja väga suures mahus. Audiovisuaalne valdkond täpsemalt. Need numbrid olid nii suured minu jaoks, et ma ütlesin, ma isegi ei saa aru nendest. Aga mis on oluline sellel puhul on see, et täna on turg kaardistatud ja tehakse ka prognoose, et see turg areneb tohutu kiirusega. Ehk siis, kui me räägime tulevikku suunatud teemadest ja noortest, siis on väga selge, et kõik digiteemad on äärmiselt olulised. 3D-lahendused, 4K-tehnoloogia, virtuaalne produktsioon, erinevad sotsiaalmeedia, streaming-platvormid, mis tahes sellised teemad, mis tulevad meile märkamatult kätte, on tegelikult tohutu suur globaalne ja tõusev trend. Ja me räägime miljarditest dollaritest, kui me räägime globaalsest turust. Ja sellega seoses ma tahaksin teha väikese küsitluse, sest mind väga huvitas see teema, et kuidas nad siis seda turgu ja seda tõusu nii-öelda ka erineval moel siis prognoosivad. Ja ma luban, see uuring jääb täiesti siia saali, lihtsalt see on minu enda jaoks. Ehk siis esimene küsimus, kallid publik, kas teie lastel on mobiiltelefon? Tõstame käe. Kelle lastel on mobiiltelefon? Jüri, sinu lastel ei ole? Nutitelefon ikkagi. Jah. Isegi 2, eks ju. Nii, järgmine küsimus. Kas teie kodus on mängukonsool? Täiesti ausalt vastake, palun. Lastelt. Teie lastel on kodus mängukonsool? Nii vähe. Nii. Kas teil on plaanis osta oma koju mängukonsool? Sest naabrid tahaksid mängima tulla. Ja viimane küsimus. Kas te ise salaja mängite koos lapsega selle mängukonsooliga? Või siis koos sõpradega? Ikkagi mõned käed on, jah. Ma olen kuulnud, et tegelikult isad mängivad ka koos lastega ja ka vahel ainult omavahel saadavad lapsed ära ka mängivad. Mängukonsool on mõttetu, ma mängin arvutimänge. Ühesõnaga, hea näide, et tegemist on teemaga, mis on aktuaalne ja tegelikult kasvav valdkond, audiovisuaalne valdkond ei ole ainult filmid, vaid just nimelt tegelikult ka mängutööstus. Ka kübersport ja kõik sellega seonduv. Ma läksin liiga kiiresti. Jah, järjest tõusev teema on virtuaalne produktsioon ja see areneb tõesti iga-aastaselt koos sellega, et sellega arenevad ka seadmed ja ka erinevad kasutusvõimalused. Ja tegelikult see laieneb mitte enam nagu klassikalisesse mängu, vaid see täna laieneb ju erinevatesse valdkondadesse kuni tervisetehnoloogiateni välja. Mis teeb siis Eesti selle kõrval? Ka Eestis natuke on mõõdetud loomemajanduse arengut, küll vähe, meie riik liiga palju sellega varasemalt ei ole tegelenud, viimastel aastatel on tehtud mõned uuringud, kus on toodud välja ka
siis numbreid. Minu jaoks kõige olulisem on see, et ametlikult on öeldud, et see sektor on ekspordivõimeline, ta kasvab ja järjest rohkem toob reaalselt majandusse käivet. Ehk nagu üks kolleeg mulle ütles, et see on ju selline mitte midagi ütlev tilulilu, see loomemajandus. Ma ütlen, ei ole. Et kui me paneme just nimelt selle IT-tehnoloogiat sinna juurde, siis tegelikkuses me näeme, et see on äärmiselt mõjukas valdkond, mis kõnetab just nimelt tuleviku põlvkonda ehk siis noori. Minu enda 5-aastane poeg suudab mulle rohkem rääkida digilahendustest, ma arvan, kui mina talle. Ja ma isegi ei taha teada, kuidas 10 aasta pärast see välja näeb, see dialoog, sest ta räägib võib-olla mulle millestki, millest ma üldse aru ei saa. Aga jälle oluline teema ehk loomemajandus on see, mis nügib teisi valdkondi. Tegemist ei ole eraldiseisva valdkonnaga, vaid tegelikult disain, arhitektuur, loovad lahendused on lahendusteks nii avalikus sektoris kui erasektoris ja väga erinevates valdkondades. Eestis mul on hea meel öelda ka, et videomängude sektor või selline kogukond, vist on õigem öelda, on olemas. Olemas on väiksed ettevõtjad, peamiselt jälle kõnetavad noort põlvkonda ja see on pidevalt arenev. Võib-olla valdkonna eestvedaja on Playtech, asukohaga siis peamiselt Tartus, aga tegelikult kontoreid on ka väljaspool Eestit. Vastukaaluks siis Film Estonia, mis on siis cash rebate süsteem, mis toob siis rahvusvahelist filmiproduktsiooni Eestisse. Ja me täna näeme numbrites, et need on peaaegu võrdsed. Kui videomängud on startinud siis hiljem, siis nende kasvukiirus on palju suurem. Mis toimub naabritel? Kahjuks leedukad on meist ees, soomlased samamoodi. Leedus on rahvusvaheliste filmiprojektide arv palju suurem ja mis siin salata, soomlastel on jälle eelarved kordades suuremad, aga seal on ka vähem ambitsiooni võib-olla rahvusvahelisel turule minna, sest nende jaoks jälle rahvusvaheline suhtlus teisipidi on juba väga elementaarne ja loogiline. Ja miks me sellest kõigest räägime, miks see Ida-Viru maakonna mõttes on oluline, on see, et võib-olla paljud ei teadvusta, et audiovisuaalne sektor vajab ka kaamera taha väga palju inimesi. Kui kaamera ees tihtilugu on 3-4 inimest, võib-olla ka 20 massistseenides rohkem, siis tegelikult väga suur meeskond töötab kaamera taga ja mõjutab samamoodi erinevaid sektoreid, vajab meditsiinilisi lahendusi, kindlasti turvateenuseid ja kõiki muid. Mul on jälle küsimus sulle, Jüri. Mis sa arvad, milline nendest 3 või nendest välja pakutud osakondadest, mis iga päev teevad audiovisuaalses valdkonnas tööd, on eelarvelises mõttes kõige suuremad? Mis need on? Need, mis siin on, lokatsioonik, casting, tehnika, kunstiosakond, logistika, raamatupidamine, turundus, postproduktsioon. Eelarve mõttes, mis sa arvad? Ma tõesti ei oska öelda. Top 3. Ütle sina, ma ei... Kirill teab, aga Kirill ei tohi vastata. Tegelikkuses on nii, et postproduktsioon on ühe audiovisuaalse projekti puhul täna üks arvestatavamaid ja suuremaid, samuti kunstiosakond ja tehnika loomulikult, ehk siis optika, valguslahendused, generaatorid, kõik muu selline. Mis see postproduktsioon üldse on? Postproduktsioon on järeltöötlus. Ehk televisioonis on näiteks graafika, kõik selline asi, kui on vaja midagi ära siluda, midagi välja lõigata, 3D lahendusi teha, kõik see on postproduktsioon. Näed, sa saad ka targemaks. Ühesõnaga võõraste ideede töötlemine. Nii, aga Ida-Virumaa audiovisuaalne valdkond ja filmid, ehk Teet Kuusmik siis varasemalt andis vihje, et küpsemas on ka meie audiovisuaalne keskus Jõhvi äriparki, kuhu tulevad ka filmistuudiod. Ja see ei ole tekkinud tegelikult tühjale kohale, vaid kui me võtame ajaloo pikemas perspektiivis, siis filmide tootmisega on siin tegeletud pikka aega. Ja meil on hea meel öelda, et tegelikult saab öelda, et Ida-Viru on väga filmiusku maakond. Ja me oleme püüdnud hoida Ida-Virut läbi selle positiivselt pildis.
Ida-Virumaal tegutseb Eesti esimene regionaalne filmifond, märkamatult 10 aastat regionaalset koostööd ja me ei saaks sellist projekti mitte kuidagi üksi vedada. See on ainult tänu omavalitsuste ja riigi koostööle, kes näevad seda vajalikkust ja usuvad, et vahel tuleb teha hulle ideid selleks, et midagi muutuks. Ja mul on hea meel öelda, et see 10-aastane teekond läheb järjest ägedamaks ja ainult kasvab. Nii et ma küsin järgmise küsimuse publikusse, et kes teab laulu Privet Korod Narva? Kõik ei teagi. Nublu. No vot, see oli meie esimene muusikavideoprojekt Viru Filmifondil. Ja see võttis kõik muusikaauhinnad, integratsiooniauhinnad, Hiiumaalt hakkasid poisid sõitma Narva, küsisid, kus see linn asub, ma pole elus siin käinud. Hea näide sellest, kuidas üks edukas lugu tegelikult muudab ka linna kuvandit huvitavamaks. Ta oli ka muide ühel aastal kõige vaadatuim Eestis toodetud video maailmas. Jah, ma nüüd ei ole viimast otsa jälginud, aga viimane kord, kui ma vaatasin, siis tal oli peaaegu 8 miljonit vaatamist sellel lool, rääkimata siis raadiokanalite mängivus. Ehk siis tõesti, mis kasu on Ida-Virumaal filmist? Me oleme teinud ainult väikese statistika, aga valmistame suuremat ette. Ehk alati jätab iga projekt maakonda rohkem raha kui see, mis ta toetusena saab. Ta elavdab turismi. Hea näide on sellest, et praegu jookseb Soome kanalis reality show Müüre 3. osa, kus olid Soome kuulsused ja see on filmitud osaliselt siis Kreenholmis, Aidu karjääris ja Saka mõisas ja sellel on tänaseks juba 300 000 vaatajat. Me maakonnana ei ostaks kunagi sellist reklaami Soome parimas erakanalis, me lihtsalt ei jõuaks seda osta, see oleks liiga kallis meie jaoks. Kultuurijäädvustaja ja kandja, väga selge uus väljund teistele valdkondadele, lisatulu saab nii majutus, toitlustus, ehitus, kunst, ka turvateenused ja kõik muud sellised põnevad ümbritsevad valdkonnad. Me tegeleme tegelikult reaalselt ka ümberõppega, ehk me oleme asutanud tänu õiglasele üleminekuga esimesed inkubatsiooniprogrammid, et teha ümberõpet selleks, et tekiks maakonda inimesi, kes oskavad filmiteenust teenindada ja selle kogemuse me saime Põhja-Rootsist, kus on väga edukalt tööle läinud. Ja kohaliku elaniku uhkustunne. Päriselt, eelmine nädal olid Hollywoodi võtted Kreenholmis. Seal oli päris palju kohalikke inimesi ja ma arvan, et sellist kogemust väga naljalt ei ole võtta. Me saamegi öelda, et Hollywood oli päriselt Ida-Virumaal kohal. Ehk siis me ei ole niisama asjata siin möllanud, et on tehtud mitmeid rahvusvahelisi produktsioone ja kui ma seda statistikat tegin, siis märkamatult igal aastal 2 suuremat produktsiooni on jõudnud osalise võtetega maakonda ja ka see suvi oli meil äärmiselt mitmekesine ja mul on hea meel öelda, et selle nädala lõpus on ühed viimased filmivõtted ja siis läheb nii-öelda filmihooaeg meie jaoks lukku. Ehk siis meie jaoks filmihooaeg kestab täna juba aprilli lõpust kuni oktoobri alguseni. Ja ma näen, et järgmiseks aastaks on juba 3 suurt projekti tulemas. Apteeker Melchior, hea näide sellest, kuidas režissöör Elmo Nüganen ütles, et seda filmi oli võimatu teha ilma Narvata. Sellepärast, et kogu toonane Toompea oli tegelikult filmitud Narvas, siis postproduktsioon kleepis sinna Pika Hermanni torni pärast juurde. Aga see on samamoodi edukas projekt, ainsa Eesti filmina müüdud Amazoni vaatamiseks. Nii et ma olen väga koostöö usku ja ma olen väga selle usku, et vahel tuleb proovida uusi hulleideid. Aitäh! Aitäh, Piia Tamm! Kas Piiale on küsimusi saalist?
Paistab, et on. Ja palun. Pia, sa lõpetasid väga hea lausega, et oleme koostööusku ja võtame vastu uusi hullumeelseid ideid. Ja tõesõna, see tore asi, et meie kandis on nii palju filme loodud. Me oleme andnud ainest nii inimestena kui oma keskkonnaga. Aga kas sina oskad öelda, no kuidas, miks või kuidas ja millal ja kas meie saalidesse ka inimesed tulevad filmi vaatama, eriti siis, kui on tegemist meie kandis tehtud filmiga? Ja vot hilisem kinolevi on natuke teine lugu, aga jah, see on siis nagu osa sellest filmi tootmisest. Aitäh selle küsimuse eest ja aitäh tagasiside eest. Et me loodame, et me teadvustame tegelikult järjest rohkem seda teemat ja meile väga hea koostööpartner maakonna ajaleht Põhjarannika kajastab filmiprojekte, kui need meil siin toimuvad. Kas ma tegin midagi valesti? Ja ma loodan, et see filmi huvi ikkagi tõuseb. Pärast Covidit tõesti saalid olid tühjad, aga kui ma vaatan lihtsalt nagu filmi vaadatavuse statistikat, siis see paraneb järjest. Inimesed on tulnud kinodesse tagasi, aga kinod ütlevad jah, et konkurents kodukinode vahel, mis Covidi ajal tekkisid, on väga suured. No see on harjumusasi tegelikult. Mõni ütleb, et ta ei saagi kinoelamust tegelikult või filmielamust ei saagi mujal kui päris kinos suurel ekraanil. Aga voogedastusplatvormid pakuvad väga tihedat konkurentsi. See, kui on kodus Netflix olemas ja saad kogu hooaja The Crowni ära vaadata mugavalt ilma kodust välja tulemata, et eks see on kinode jaoks uus väljakutse küll. Aga me katsume teadvustada siin tehtud filme läbi oma öökinode projekti, mida me oleme 2 suvel teinud maakonnas ja Sillamäel on eriti uhke seda teha. Aitäh, Eevi. Sealt poolt on küsimus. Aitäh. Ja tahaksin teada, millal siis kopp maasse läheb Jõhvi filmilinnaku osas või on mõned takistused ilmnud? Teate, me tahaks ise ka seda väga teada. Me lootsime tegelikult, et me juba sellel aastal ehitame seda. Ja kahju on sellest, et see ei ole startinud, sellepärast, et juba sellel suvel oleks olnud rahvusvahelist produktsiooni, mis tahaks seda stuudiot kasutada. Ehk selle võrra viibiksid produktsioonid maakonnas pikemalt, kui meil oleks see stuudio. Ehk kui muidu praegu on peamine võtteperiood kevad, suvi, varasügis, siis stuudio võimaldas aastaringselt teenuse pakkumist. Me ootame väga neid allkirju. Ja. Aitäh, Pia Tamm. Suur tänu. Viru Filmifondi ja loomeklastri koordinaator. Nii, aga me läheme edasi siis noorte ettevõtjate edulugudega ja kutsun lavale Kirill Volkovi, Vedia osaühingu juhatuse liikme. Kirill, palun. Kas teil slaide on ka, Kirill? Slaide on ka täitsa olemas. Okei, slaidipult on seal, aega vaatate siit. Saab ikka. Käsib ikka siin nii mitmeid. Töötabki. Tere. Jaa, aitäh kutsumast. Mul on tõesti hea meel olla siin Narvas, eriti peale Pia esinemist audiovisuaalsetel teemadel. Narva on tõesti äge linn, mul on tõesti hea meel siin olla. Panin ka taustaks endale ühte pilti, kus olen mina siis Narvas Gerassimovi kultuurimaja taustal. Aalika Milova muusikavideovõtete ajal siis. Aga täna räägime sellest, kes ma olen, räägime, mis projekte ma teen ja sellest, kuidas ma 15-aastaselt firmat tegin gümnaasiumis olles. Ja samuti paluti noortele anda ka mingisuguseid soovitusi ettevõtlusega alustamisel. Nii, kes ma olen? Ma olen Kirill Volkov, olen 22, elan Tallinnas, pärit olen Jõhvist, olen filmi- ja videoprodutsent, lõpetasin sellel suvel BFM-i reklaami suhtekorralduse eriala. Minu hobi viimasel ajal on olnud jooksmine, pigem siis lühemad distantsid.
Ja see, et ma olen chill vana, on pigem neile noorematele siin saalis, kes pärast võib-olla kardavad küsimusi küsida, aga ma näen, et vanemad inimesed pigem ei karda siin küsimusi küsida. Nii et see on pigem noortele, et ärge kartke ja lihtsalt teeme dialoogi. Minu projektid, mis projektid mul siis hetkel käsil on? Minu kõige suurem projekt on Vedia Productions, see minu produktsioonifirma, millega me siis toodame muusikavideoid, reklaamklippe, lühifilme ja loodetavasti varsti saame ka täispikki filme toota. Aga tegelikult mitte oma produktsioonifirmas toodan ma juba ka täispikki filme. Selleks on näiteks Mind on 2, mis tuleb välja novembris, ja Pikad paberid, mis on siis, mis tuleb välja nüüd ka selle aasta lõpus, minu teada detsembris. Aga pakungi siis vaadata mõlema filmi treilerid, et saaksite aru üldse, millega ma tegelen ja mis filme toodan. Maailm läbi kaksikute silmade, et see on lugu iseenda leidmisest ja üleskasvamisest ja vendlusest. Me oleme täiesti veendunud, et sellest tuleb ülihea film. Mina sellest küll veendunud ei ole, et sellest mingi film tuleb. See on absoluutne mängumoodi. Siin ei tule mitte mingisugust filmimist. Vapustav. No kindlasti vaataja kiveleb juba kinno selgitamaks ise välja, kas Escobrod suudavad teha maailmatasemel filmi või mitte. Nii, selline film. Täielik soust. See on siis Mind on 2 ja nüüd teine, Pikad paberid. Mul on ja lastud paputan vabad ja bounce'i. Skatepargi pingil müsti kõlisevab kaussi. Pingistad, kutid lendavad kõik kaussi. Džibi ja laussu, triki märgiks kaustik. 2 paput, 2 nägu. Bipolaarsus, keerab käru. Tossu, ma tunnet ega endal mängil liialt kossu. Vot, 2 sellist filmi. Üks siis räägib 2 noorest filmitegijast, kes üritavad teha filmi sellest, kuidas nad teevad filmi. Täiega soovitan minna, 29. november tuleb film välja kinodes üle Eesti. Teine film tuleb välja detsembris, räägib siis ka noortest, aga nendest noortest, kes absoluutselt ei tea, mida oma eluga peale hakata. Aga räägime siis minu produktsioonifirmast, minu tootmistest. Ma juhin ja siis asutasin sellist produktsioonifirmat nimega Vedia. Nagu ma ütlesin, siis me toodame erinevaid telereklaame, me toodame veebivideoid, me toodame muusikavideoid, me toodame ka tööandjavideoid, tööandjabrändingud. Samuti filmime ka ja jäädvustame üritusi erineval tasemel, alates mingisugusest sellisest konverentsist või väiksemast siseürituses ettevõttes, kuni siis suurte festivalideni, suurte muusikafestivalideni. Vahepeal teeme ka otseülekandeid, kui klient väga tahab, et me teeks seda, siis seda pakume ka. Ja tegelikult nüüd arendame ka välisproduktsioonide teenindamise teenust. Ma ei hakka nüüd siin panema mingisugust meie toodetud reklaame, aga tõin siin mõned välja. Oleme näiteks tootnud viimast McDonald'si reklaami, kus neil oli koostöö siis räppar Villem Trillemiga. Oleme ka selle suve hitti muusikavideot tootnud, Nublu ja Maria Kallastu Push It on selle nimi.
Oleme teinud koostööd ka suurte tehnoloogiaettevõtetega nagu Bolt ja näiteks Tele2-le oleme mitu kampaaniat tootnud. Üks ägedamatest, selle suve ägedamatest projektidest on ühe raamatu treiler. Armin Köömägi, Eesti kirjanik, siis Eesti romaanikirjanik, kirjutas romaani Taevas ja otsustas, et ta ei soovi seda reklaamida kuidagi klassikaliselt. Et ta otsustas panustada siis suure videotootmisesse. Ja seda filmisime me siis digiekraanidel, mis andis meile võimalust nii-öelda siis feikida lennukid ja feikida ka plahvatust lennukis. Ja üks viimastest projektidest on toodetud ka siin tegelikult osa videost on filmitud ka Ida-Virumaal ja see on siis Jessica 2010, üks tuttav, kes on tegelikult ka moedisainer, kes näiteks disainis selle pusa siin. Noored on väga-väga edukad, osalevad Pariisi Fashion Weekil, aga samas tahavad ka tegeleda muusikaga. Niisiis ta otsustas, et ta tahab endale esimest muusikavideot toota. Ja see on siis see, mida vaadata. Aga ma soovitan, ma ei hakka neid praegu siin kõiki näitama, ma soovitan minna vedia.ee projects, te leiate kõiki neid projekte seal ja saate ise vaadata. Nii, aga meie produktsioonifirma tiim koosneb siis põhitiimist. Põhitiimis on meil 3 inimest, mina produtsent, Oskar monteerija ja videograaf ja Martin on siis meil režissöör ja siuke lokatsiooni inimene, assistent. Aga tegelikult meie võrgustik, kellega me töötame, on päris suur. Me töötame 6, võib-olla tegelikult isegi rohkem, mul siin ei ole kõik praegu slaidil. Me töötame hästi paljude režissööridega üle Eesti, üle maailma. Näiteks Dima ja Magnus ei ela Eestis. Dima on režissöör Riiast. Ja kui te olete näinud Tele2 reklaame näiteks, meie toodetuid, siis neil kõigil on mingi siuke konkreetne stiil, nad kõik on siuksed nagu naljakad, seal on meelde jäävad tegelased, seal on ägedad lokatsioonid, seal on hästi palju värvi, see on näiteks Dima välja töötatud stiil. Võib-olla ma seletan teile ka, et kuidas see töötab. Meie juurde tuleb klient või agentuur, kes ütleb, et kuulge, meil on selline mõte, tahaks toota sellist videot. Et palun öelge meile, palju see maksab ja kuidas seda on võimalik reaalseks teha ja kas seda on üldse võimalik reaalseks teha. Selleks me kaasamegi erinevaid režissööre, mina näiteks valin välja, kes nendest kõige rohkem sobib. Ütleme, kui see ongi nagu selline Tele2 stiil, kus kõik on värviline ja naljakas ja need tegelased on meelde jäävad, siis ma valingi ja pakun kliendile tiimad või kui kõik on näiteks selline natuke justkui nagu multikas või kõik on natuke absurdne, kui te nägite näiteks seda esimest treilerit, mis ma näitasin, see on kindlasti Eskod, Raul ja Romet Esko, või kui kõik on näiteks nostalgilises stiilis, siis see on pigem Markus Mikk. Aga räägiks võib-olla natuke meie ajaloost. Kõik algas selles, et ma tegin kunagi YouTube'i videoid, ja üks mu tuttav nägi seda ja palus, et ma filmiks talle tantsuvideod, ta oli ka koreograaf. Aga samas ta töötas ka Jõhvi gümnaasiumis kehalise kasvatuse õpetajana. Ja kui ma tootsin talle seda tantsuvideod ja talle nii meeldis, siis ta soovitas mind kooli. Ütles, et kuule, üks noor tuleb kohe 10. klassi gümnaasiumisse, et ta oskab videot teha, et äkki ta toodab koolile ja jäädustab mingisuguseid kooliüritusi. Ja nii saigi asutatud minu esimene ettevõtte Wulfi Meedia, jäädustasin kooliüritusi, otsustasin, et ma saan müüa neid teenuseid ka kuskile väljaspool kooli. Aga siis kolisin ma Tallinnasse BFM-i õppima reklaami ja suhtekorraldust. Tulid uued projektid, tulid uued kliendid, projektid kasvasid suuremaks ja ma otsustasin, et ma tegelikult olen proovinud ennast nii režissööri rollis, kui monteerija rollis, kui operaatori rollis, aga üks hetk ma sain aru, et mitte keegi
ei korralda neid võtteid nii hästi kui ma ise. Siis ma otsustasin, et ma hakkan produtsendiks ja ma hakkangi neid võtteid ise korraldama teiste režissööride ideede põhjal. Ja siis, kuna need projektid hakkasid suuremaks kasvama ja minu nagu tööprofiil muutus ka, et ma olin pigem rohkem nagu produtsent, siis ma sain aru, et sellest väikesest videograafia firmast Wolfi Media, sellest kasvab välja nagu tootmisüksus, nagu tootmismaja, produktsioonifirma. Ja nii siis tegimegi rebrandingu ja Wolfi Mediast sai lühendatud Vedia, mis ta siis siiamaani on. Ja siis mul paluti tegelikult anda mingisuguseid soovitusi noortele ettevõtjatele. Minul endal tuli ainult 2. Esimene on see, et loo nii palju kontakte kui üldse võimalik. Suhtle inimestega, vahet pole, kas see tutvus on sulle oluline või ei ole. Päeva lõpuks mingi päev ta ikkagi nagu osutub sulle oluliseks. Teine minu soovitus oli see, et ära karda küsida küsimusi. Ma olen eluaeg olnud see inimene, kes koolis mitte kunagi ei kartnud küsida küsimusi. Ma alati küsisin. Minu jaoks rumalad küsimusi pole olemas. Et kui sa asjast saad piisavalt aru, siis sa oled edukas. Aga siis ma küsisin ka oma tuttavatelt, kes on ka noored ettevõtjad, kes on näiteks teevad Purksi restorani, mingid MTÜ-sid, ka agentuure, pasta, food trucki ja ka agentuure. Ja nemad näiteks on öelnud, et iga kogemus on samm edasi, kõige rohkem on kaotada sellest, et sa ei alusta. Tõesti, ärge kartke alustada. Teine on see, et ei maksa kuulata teiste hinnanguid ja keskenduda ainult sellele, mida sa teed. Kindlasti ei tohi loota ka üleöö edule. Tulemused võtavad aega. Tuleb katsetada võimalikult palju asju noores. Nii kaua, kui me oleme noored, meil on aega ja meil on seda võimalust eksida. Ja viimane on see, et ole elukestev õppija. See on ka see soovitus, mida mina praegu jälgin. Ma üritan õppida nii palju kui võimalik. Nii et õppige. Aga suur tänu teile ja ma loodan, kui teil on küsimusi, te võite küsida ja kui soovite kirjutada mulle, siis kirill@vedia.ee või Instagram Kirill Wolfi. Aitäh! Aitäh, Kirill! Küsige! Слышно, да, меня? Хотел задать вопрос. Предприниматели здесь собрались, и хотелось бы услышать твердые цифры. Ваш бизнес масштабированный, и какую долю рынка вы занимаете? Спасибо. Вот не скажу. К сожалению, у меня нет такой точной статистики, какая доля рынка у нас, но скажем так, что из-за того, что у нас есть хорошие проекты, нас на рынке знают, нас приглашают, и мы делаем, но конкретно я не могу сказать, какая доля рынка у нас. Я думаю, что достаточно маленькая все-таки еще. Кирилл, я еще хотела тоже вас спросить, что я смотрю, вы такой очень динамичный, энергичный. У нас тоже жизнь очень динамичная, энергичная. Вот вы могли бы, например, создать видеорекламу от мошенников для Шведбанка, телефонных фирм Теле2, ну и чтобы они у вас как раз могли прикупить и как бы народ в этом плане просветить? Вот буквально до моего выступления мне звонили из Теле2 и вот тоже пытались как-то обмануть, но когда я им сказал, что у меня Элиса, они очень как-то испугались, начали даже грубить меня. К чему я? К тому, что на самом деле, конечно, можно, но главное продать это Теле2 или кому-то. Я обязательно обращусь к ним, предложу такую идею и надеюсь, снимем. Да, вопрос, где крутить, чтобы люди это увидели, а те, кто обманывают, они в YouTube вообще ходят? Тоже не знаю. Я не знаю, я не уверен вообще из Эстонии или они, навряд ли. Nii, on veel küsimusi? Aitäh, Kirill Volkov, suur tänu! Aitäh! Kingitus. Kohe saab ringmajanduse taustaga kotikese, aga mikri võid mulle anda. Aitäh! Ja järgmine edulugu on Maria Bukharova. Maria. Bukharova Art osaühingu juhatuse liige.
Всем добрый день, меня зовут Мария Бухарова. Я тоже продолжу тему фотокамеры, только чуть-чуть из другого мира, из мира фотографии. В названии презентации я выделила словосочетание, по которому живу уже последние 12 лет, по волнам возможностей. Любые возможности превращаю в опыт, неважно, положительный, негативный. Делаю выводы, иду дальше. Меня, наверное, сложно отнести к молодому предпринимателю. Я своим делом занимаюсь уже более 12 лет. Это не только семейная фотография. 8 лет у меня была просторная фотостудия в Нарве, в которой работала не только я, но и фотографы с Нарвы, Силами, Ихви, Кохлаярве. Но в феврале этого года я вернулась, пожила чуть больше месяца в Индии, вернулась сюда, зашла в студию и поняла, что в ограниченных стенах больше не хочу работать, и, в принципе, быстро приняла решение закрыть ее. Я, в принципе, такой человек, который достаточно быстро ввязывается в какую-то авантюру и принимает решение, и, в принципе, также прекращаю, если дальше уже понимаю, что хочется чего-то нового. 7-й год подряд я ежегодно провожу, организовываю семинары для будущих мам. На семинарах выступают врачи, акушерки, консультанты по грудному вскармливанию, проводят полезные лекции о беременности, о родах, о уходе за новорожденным. Также на этих семинарах я оформляю большие ярмарки, куда приглашаю мастериц из нашего города, либо какие-то фирмы, которые предоставляют услуги для мам и малышей. И туда входят коляски, кроватки, различные постельное белье, какие-то предметы декора для деток, одежда и так далее. 3 года подряд, с 2018 года по 2021, я занималась своей типографией, сотрудничала с Тетю Касса, у меня были работницы, девочки. Мы создавали фотокниги, то есть все плоттеры, гильотины, прессы, куча расходного материала. В общем, вот такой этап тоже был. В 2022 году спрос родил предложение, я стала проводить свои групповые обучения, основы фотографии. Это стало востребовано не только у нас в Нарве, ко мне приезжали девушки на обучение со Швеции, с Англии, с Германии, и параллельно я также проводила предмет в Нарском училище фотографирование товаров и услуг для предпринимателей. И последнее здесь Инстаграм. Кто-то недооценивает эту площадку. Для меня же Инстаграм — это, наверное, самый мощнейший двигатель всего, что я делаю. То есть у меня никогда не было какого-то финансового капитала, да, чтобы начать то или иное дело, но вот уже 12 лет аудитория все растет. Сейчас это уже более 5500 живых человек, которые следят за моей жизнью, доверяют, пользуются моими услугами. Если не пользуются, если им не актуально, то обязательно советуют другим. Успешный предприниматель, безусловно, каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Для себя я вот выделила 5 позиций, которые объясняют для меня как успешный предприниматель. Первое, что для меня самое важное, это свобода в творчестве и в графике. За эти 12 лет я никогда не работала в найме и вообще не представляю работы по правилам другого человека. Второе, и тоже, безусловно, важно, это финансовая независимость. В первую очередь для себя, для родителей, для друзей. Я на своем примере смогла доказать, что профессия фотограф может обеспечить жизнь не хуже, чем вот общепринятые полноценные профессии.
Да, я 5 лет училась в Таллинском техническом университете на архитектора, но учась там, общаясь со своими однокурсниками, кто уже работает по профессии, я все-таки понимала, что мое дело, оно приносит больше для меня возможностей, финансов и, безусловно, желания вообще работать. Третье — многообразие сотрудничеств. Фотография подарила и дарит знакомства с различными людьми и из различных сфер, из разных стран. Как видите на этом слайде, фотография — это не только нажимать на кнопочку и обрабатывать фотографии за компьютером. Фотография — это то, что не превращает мою жизнь в рутину. То есть здесь столько много отраслей, которые пробую. И последнее, здесь я указала широкие возможности для путешествий. За последние 1,5 года я была в 14 странах, 8 из которых, которые представлены здесь, мне удалось совместить это с работой. Австрия, Индия, Германия, Норвегия, Египет, Франция, Лондон, Рига. В Австрию и в Норвегию я возвращалась за эти 1,5 года не раз по работе. И все это благодаря Инстаграм. Многие спрашивали, как находить клиентов за границей, таргетированная ли реклама или вообще каким образом. Для себя я давно еще, когда был период типографии, я поняла, что хочу продвигаться за счет таких же инфлюенсеров, блогеров, как и я. И перед поездкой в каждую страну я четко знаю свою целевую аудиторию. Моя целевая аудитория — это мамочки, которые вот-вот станут мамами, либо у которых маленькие детки. Заранее я находила в этой стране, в Австрии, в Индии, в Германии, везде мамочек с таким достаточно большим блогом, писала им напрямую, предлагала свою бесплатную фотосессию взамен на то, что они заранее будут писать, выставлять в сторис о том, что вот приезжает там фотограф из Эстонии, мы будем проводить у нее фотосессию, вот присоединяйтесь и вы. В принципе, этих клиентов, которые приходили от данных мамочек, хватало мне, чтобы окупить или даже уйти в плюс поездок. Но все-таки хочется рассказать и про обратную сторону медали, сложности, с которыми я столкнулась за эти 12 лет. Я живу в Нарве всю жизнь. И, конечно, как и любой предприниматель, наверное, сталкивается с первой проблемой. Это ограниченный рынок клиентов. Аудитория у нас здесь достаточно маленькая. И ограниченный спрос на товары, он осложняет это достижение нужного объема продаж. Поэтому также сложность с нишевыми какими-то продуктами или там с нишевыми, как у меня, направлений фотографии. Поэтому первые 3-4 года своей деятельности я бралась за все заказы. Я фотографировала, помимо семей, недвижимость, товары, строительство заводов, которые мы сегодня видели на экранах. На 3 из них я тоже принимала участие. Производственная съемка, съемка автомобилей, все виды репортажей, тоже конференций, ярмарок, свадьбы, выпускные. То есть все попробовала, но и, в принципе, нужно было браться за все, чтобы обеспечивать жизнь. Вторая проблема — это сезонность. Многие из направлений и многие сферы, они у нас зависят от времени года. Третья проблема — ценообразование. Здесь даже, наверное, больше ценность. Сейчас борьба с высказываниями «iPhone снимает лучше», «скоро вы все фотографы, вас все заменит», или там дешевле, туда пойду. Многие фотографы из-за этого демпингуют, сбрасывают свои цены. Я тоже этим занималась. Сейчас же уже спустя время понимаю и могу донести ценность услуги, которую предоставляю, и ценю свое время. Конкуренты. Здесь я так поставила вопросительный знак. Да, тоже высказывание каждый второй фотограф. Зачем обучаешь себе конкурентов? Какие-то негативные слухи в виде агрессивной рекламы, какие-то копирования идей. Но я давно научилась заменять слово «конкуренты» на «коллеги».
Я уверена и подтвердила это то, что если ты делаешь свое дело честно, качественно и по любви, то коллеги, то для тебя это просто коллеги, с которыми я очень хорошо общаюсь, со всеми и поддерживаю, и рекламирую тех, кто в других направлениях, и советую без проблем. Здесь такая формула успеха молодого предпринимателя. Это очень субъективно, это только по своему опыту. На первом месте я, конечно, ставлю личный бренд. Как убедилась за много лет, люди идут к людям. Сегодня тоже, просматривая конференцию, планы, я смотрела, какие люди там будут, и на их выступления и шла. Вторая идея — уникальность, креативность. Да, здесь, конечно, нужно удивлять. Третье — маркетинг, работа с клиентами. Хорошая идея не принесет успеха, если о ней никто не узнает. И я знаю очень многих фотографов, которые очень с качественными, интересными работами, но они не умеют продавать. Они не умеют продавать себя, свои услуги. И ладно бы они не умели продавать, и им, в принципе, не надо. Я знаю, что многие занимаются ради творчества, но те, кто жалуются на отсутствие клиентов, все-таки нужно посмотреть на свой маркетинг. Целеустремленность, самодисциплина. Да, несмотря на то, что график у меня совершенно свободный, но без самодисциплины поддерживать темп и рост, конечно, было бы невозможно. Команда. Здесь я, наверное, даже больше не про сотрудников, не про работников, которых вы нанимаете, либо кто с вами работает. Здесь больше про ваше окружение. Партнеры, наставники, коллеги, конкуренты или даже друзья, все они влияют на ваш успех. Поэтому энергия, настрой, новые идеи, доступ к каким-то дополнительным возможностям — это все из окружения. И последнее — постоянное обучение. Важно учиться всегда новому. Это включает в себя как формальные знания, так и, конечно, практика на своем опыте. Поэтому с этого года до меня выступали представители нашего колледжа. Я тоже студент, и как раз вот по первой специальности, про которую сегодня говорили, это Витлуся Дигелагендусат, пошла туда за новыми возможностями и за окружением. Спасибо. Спасибо. Есть вопрос? Да. Мария у нас в прошлом году победила в номинации «Лучший молодой предприниматель». Я должна ее немножко прорекламировать. Она является членом Нарского клуба деловых предприимчивых женщин «Эна». И у меня вопрос такой. Эстония считается страна одноклассников. Марша, скажи, пожалуйста, вот молодежь сидит. Как лучше начинать? Одной? Ну, в Инстаграм уже один человек может вести. Или все-таки сразу подобрать себе одноклассников и идти командой? Вот как лучше? Как ты свой опыт? Я понимаю, что в команде, конечно, наверное, проще, хотя все зависит от человека. Я человек сам по себе такой. Мне проще одной. Я столкнулась, вот почему я закрыла типографию, да, там, это тема делегирования. Я понимала, что мне проще самой, я сделаю это качественно, нежели я буду просить у кого-то, потому что так как это не твой бизнес, работники не так относятся к этому. Поэтому для меня на этот вопрос я ответила, что одной. Личный бренд. Да. Спасибо. Спасибо. Nii, aga meie läheme lõpusirgele. Meil on jäänud maha pidada veel üks paneeldiskussioon, nimelt õppetunnid edukate noorettevõtjate näitel, ja ma kutsun siia IT Antra Metsamaa Ida-Viru haridusklastrist, Kirill Volkovi, osaühingust veedeja Piia Tamme, Viru Filmifondi ja loomeklastri koordinaatori
Maria Abeli, õpilasfirmade programmi koordinaatori, Lilian Ariva, Narva kolledži ettevõtluse ja infotehnoloogia osakonna juhataja. Palun, võtke istet, mikrofonid peaksid olema vist kõigil. Ja. Nii, räägime siis õppetundides edukate noorettevõtjate näitel. Kirill Volkov, mis oli teie suurim õppetund ettevõtjaks saamisel? Valus õppetund, nutta tahaks. Mis oli õppetund? Jah. Sorry, ma väga halvasti on kuulda. Mis oli teie suurim õppetund, mis te saite? Valusad vitsad? Mis mu suurim õppetund, mida ma sain ettevõtjana, noore ettevõtjana olles, on võib-olla see, et tuleb olla distsiplineeritud ja see, et ei tohi võib-olla jah, olla distsiplineeritud, jätame selle praegu nii. Mida see tähendab? Kas te läksite liiale puhkamisega? Vahepeal tekkis see, et ma arvasingi, et ahaa, nüüd mul on nagu hästi äge teenus ja kõik teavad mind ja ma teen asju ja vahepeal nagu unustad ära, et tegelikult peab veel rohkem arendama ja arenema ja rohkem tööd tegema, et lisakliente leida, lisavõimalusi leida ja nii edasi. No see on see olukord, et kui sa arvad, et sind kõik tunnevad ja järsku küsib keegi, aga kes te üldse olete? Midagi sarnast. Milliseid vigu tavaliselt noored ettevõtjad teevad? Kes vastab? Palun. Minu kogemus kahjuks on see, et noored ei pea tähtaegadest kinni. Kui sa kliendina tellid neilt teenust, ütled, et 2 nädala pärast võiks ikkagi nüüd valmis olla, siis kõige hullem, mis saab juhtuda, on, et ta kaob ära või et siis, kui on tähtaeg, ta ütleb, ma ei jõudnud. Ehk siis ma ei jõudnud valmis või mul polnud aega või midagi sellist. Ehk siis ma väga olen nõus, et see distsipliin on oluline. Ja teine, mis on ikkagi oluline mõelda, on seesama nagu meeskonnatöö, eks ju. Et sinu lähim ring kliente on ühel hetkel võivad olla ka sinu väga hea meeskond. Ta soovitab sind edasi, ta ei soovita sind edasi, ta ütleb selle poisile küll ei ole mõtet rohkem enam teenust pakkuda, sest tähtaegadest ei teada mitte midagi. Ehk ma arvan, et see on nagu kõikide alustavate ettevõtjate teema tegelikult, oled sa noor või väike. No see oleneb nagu kasvatusest tegelikult. Kuidas perekonnas vanaema kasvatas, nii ongi. Kas pead kinni tähtaegadest ja lubadustest või mitte? Mida veel on tehtud valesti noorte ettevõtjate puhul? Ma võib-olla ütleks siia vahele, et neil jääb kindlasti julgusest puudu. Et nad pelgavad seda, et ma olen nüüd noor, mis need täiskasvanud ikka must arvavad, ma olen ju kogenematu. Nagu CV-sid või tähendab neid tööpakkumisi vaadata, et eeldatakse 10 aastat töökogemust kuskil valdkonnas ja noorel ei ole seda. Ja see kandub üle noortele ettevõtjatele tegelikult ka ja seda on, nad jätavad palju asju tegelikult tegemata sellepärast, et nad tunnevad, et nad on kogenematumad, mis tegelikult ei vasta üldse teele. Kirill, kas arginimene saab olla ettevõtja? Palun korda, ma tõesti väga kas arginimene saab olla ettevõtja? Vaevalt. Aga ma arvan, igaüks saab olla ettevõtja ja igaüks saab oma seda argust ületada. Kust võiks ettevõtlusega alustav noor inimene leida tuge? Kes tal isa, ema, perekond, küll me jõuan välja ka Tartu Ülikooli Narva kolledžini, aga need, kes tal abiks on tavaliselt? Kust ta oma raha võtab, et alustada? Jaa, ta on küll mitmeid lugusid, kus ongi nii, et hea näide on ju need Bolti poisid, on ju, ütlesid ka, et laenasid emalt 3000 eurot ja ütlesid, et ma hakkan nüüd ettevõtet arendama ja arendasidki. Et ma arvan, selliseid lugusid on palju veel, me kõiki neid ei tea lihtsalt. Ja ma arvan küll, et esimene ring ongi vanemad, siis ka sõprade vanemad, kellele sa esialgu oma toodet tutvustad või testid oma teenust nende peal, et eks see esialgu see lähiring on, aga tänaseks muidugi, kui ettevõtte juba jalad maha saab ja kasvama hakkab, siis on ka erinevaid toetuseid võimalik saada. Minu puhul oli näiteks see, et kindlasti vanemad,
Kui ma gümnaasiumis oma firmaga alustasin, siis just vanemad olid need, kes toetasid tõesti finantsiliselt. Nemad toetasid ka võib-olla transpordiga, et kui mul oligi mingisugune tellimus kuskil väljaspool Jõhvid, siis nad viisid mind sinna. Tegelikult suureks toeks oli ka kool, lihtsalt see, et esiteks gümnaasiumis õpetajad said aru, millega ma tegelen ja miks ma sellega tegelen ja miks ma puudun vahepeal tundidest. Ja teiseks mul oli ka see, et üks õpetajatest, üks konkreetne inimene, ta oligi nagu minu justkui nagu mentor, just tema soovitaski mulle, et sa pead tegema nüüd firma selleks, et kool saaks maksta sulle sinu teenuste eest. Ja siis pärast, kui ma hakkasin koolile tegema, ta oli ka see inimene, kes ütles, kuule, aga miks sa seda väljaspoole ei müü? Et miks sa ei turunda ennast? Mis koolis sa õppisid? Ma õppisin Jõhvi gümnaasiumis. Kas sellised koole on veel Eestis, kus õpetajad abistavad lapsi ettevõtjaks saamisel? Kes teab? Muidugi, IT kindlasti teab ka. Muidugi on. No peabki olema selles mõttes, et kool peaks olema see, kes aitab õpilastel seda ettevõtlikkust ja ettevõtlust arendada. Et mida mina ütlen, et ma hästi tihti noortel on ka see nagu illusioon, et ma hakkan ettevõtjaks, siis ma võin jalad seinale lüüa ja siis on nagu elu ilus. Tegelikult see on lakkamatu töö, ma arvan, et kõik noored ja kõik inimesed, kes vähegi oma ettevõtte on loonud, saavad aru, et tegelikult sa töötad 24/7. Palju lihtsam on käia palgatööl. Aga lisaks sellele veel, ma tahaks korra nagu tuua selle mõttega siia, et see noor ei ole nagu imeloom, kellele nagu kehtivad mingid täiesti teised reeglid ja täiesti teised nagu seadused. Et tegelikult ka täiskasvanutena oletame, kui keegi hakkab, tal tekib mingi idee, ta alustab oma ettevõttega, siis ta tihti võib ka vanematelt läbi küsida. Et see ei ole nagu ainult noorte teema, et kui sa alustad ettevõttega, sul on kuskilt seda ressurssi vaja ja sa pead leidma selle viisi, kuidas see saada. Ja samamoodi noortega tegelikult nagu ka meil täiskasvanutega on see, et kõik on minu meelest inimestes kinni. Mina alustasin oma ettevõttega lihtsalt sellepärast, et mul oli väga hea mentor, kes ütles, et kuule, nüüd on aeg, nüüd sa pead tegema selle sammu ära. Ja ta inspireeris mind, meil tekkis omavahel selline sünergia ja ma sain aru, et ahah, näed, ta on mulle eeskuju, ma võtan tema nõu kuulda ja ma teen selle ära. Et meil on tihti need just inimlikud kontaktid, kellega meil süttib mingisugune idee, mingi mõte, mingi inspiratsioon ja sealt me läheme lendu. Et mina arvan, et see inimkontaktide leidmine, ka julgelt küsimine, lollide küsimuste küsimine ja see ühenduse võtmine ja ühe kiire mõtte veel, motivatsioon ei lange mitte sellepärast, et inimesed on laisad, vaid sellepärast, et nad on kuskil kinni, mingi teadmistes on tekkinud mingisugune puudus, mingi auk ja nad ei saa sellest üle ja siis langeb ka motivatsioon, tihtipeale on noortel see ka koolis niimoodi. Ehk siis kui suhelda inimestega, siis tihtipeale tulevad mingid ideed, mingisugused mõtted, mis viivad edasi ja aitavad sellest nii-öelda motivatsiooni august nagu üle. Et selleks tuleb suhelda, noortel vahel jääb seda julgust puuda. See üksik nurgas istuv nohik, tal polegi võimalust ettevõtjaks saada või? No vist ikka on ka natuke. Ma arvan, et ta peab õigete inimestega kokku saama. Kui me räägime andekusest koolis, siis see on just see, et tegelikult iga noor ongi andekas. Me ei pea eraldi andekatega tegelema, vaid me peame leidma selle asja noores, mis teda sütitab ja kes teda sütitab. Ja siis ta võib lendu minna väga, väga suure kaarega. Aga kus see mentor tuli järsku teie ellu? Ma käisin, ütleme siis ühe ülikooli väljas, ma tegelikult saarlane on ja ma tulin Ida-Virumaale 5 aastat tagasi ja ma käisin ülikoolis väljasõidul, sattusin Kiviõli kunstide kooli ja seal oli juhtkond, kes oli väga inspireeriv ja kellel ma sain aru, et seal ma õpin kõige rohkem, seal ma arenen kõige rohkem ja ma otsustasin tulla praktikale Kiviõlli, mis oli täiesti hullumeelne mõte, aga ma usun, et see on andnud minu eluteele ja minu kogemustele väga-väga palju juurde. Et just see, et ma leidsin inimese, kes mind inspireeris. Olge, me üritame leida mingit süsteemset lähenemist, aga järsku ongi mängus alati juhus. On? Mitte ainult, ikka võimalusi tuleb ka noortele luua. Et olles varasemalt Jõhvi kontserdimaja juht 13 aastat, olime me ka kõige suurem noorte tööandja regioonis. Väga vähe on meil regioonis võimalust noortel tööl käia ja saada seda kogemust ja siis hakata ettevõtjaks. Selliseid kohti on meil maakonnas, ma arvan, umbes 3. Kiviõlis ongi hea näide, seikluskeskus kaasab noori, koolinoori ja sealt tegelikult tekib aktiivne kogukond, aktiivsed ettevõtjad, see käib niimoodi samm-sammult. Ja
ja me peame ise märkama neid aktiivseid noori enda ümber ja ütlema, et kuule poiss või tüdruk, tegele selle teemaga edasi, sul on seda sädet või andekust. Ja see on see, mis me jõuame ka tegelikult näiteks huvihariduse, mitmekesisuse ja kõigi selle temaatika juurde. Maria, miks peaks noor tööl käima selleks, et ettevõtjaks saada või peab või ei pea või kohe ettevõtjaks? See on iga inimese enda otsustada, et kas ta käib palgatööl või ta on ettevõtja, et mina olen läbinud näiteks õpilasfirmade programmi. Ma hetkel töötan palgatöötajana küll 3 erinevas ettevõttes, aga ma tean, et mul on see võimalus alati minna ettevõtjaks, et kuna ma seda valdkonda ka õpetan noortele praegu juba 11 aastat, siis nii-öelda tagasiminek ettevõtlusesse on üpriski kerge samm. See, kas inimene läheb ettevõtlusesse, on puhtalt see motivatsiooni küsimus, et kas ta on nii palju distsiplineeritud, et ta suudab enda aega reguleerida nii palju, et sealt tulevadki tihti need kõige suuremad vead, et inimene lihtsalt jääbki, nii-öelda unustab oma selle tegevuse ära, milleks ta oma ettevõtte lõi, asjad hakkavad venima, äri ei lähe enam nii hästi, et ettevõtja on tegelikult ju 24/7 töö tegemine või siis väga hea aja planeerimine. Et see sõltub inimesest endast, et kas ta sobib üldse tegelikult selleks või on võib-olla palgatöö tema jaoks. Lilian, kas on siin tööpõldu kolledžile noori ettevõtjaks ärgitada või see pole üldse teie teema? No eks ta natukene on ja kindlasti ma ühte asja nagu kordaksin üle, mida siin varem on öeldud, et see julgus on üks hästi oluline asi, et kui ma rääkisin mõne oma tuttavaga sellest, et just selle paneeli jaoks küsida, et aga miks te hakkasite tegema mingeid täiesti hullumeelseid ärisid, mida nad teevad, et kindlasti enamus täiskasvanuid või pikema elukogemusega inimesi oleks öelnud, et see on mõttetu, see on võimatu, see on uskumatu, et sellist asja ei ole võimalik teha. Siis üks sõna, mida mulle kõik vastasid, oli kirg. Et kirg mingisuguse teema vastu paneb inimesi algatama neid hullumeelseid asju. Nüüd, millega kolledž saab toetada, on just see, et anda esiteks selliseid ülguskusi, mida on tarvis tingimata, seda distsipliini poolt, aga kindlasti ka sellist katsetamisvõimalust, et kui me räägime õpilas- ja üliõpilasfirmadest, siis nende juures on ju hästi oluline see, et sul on võimalus harjutada erinevaid rolle, sul on võimalus teha erinevaid asju ilma, et sa pankrotti läheks, ütleme nii. Ja see on see koht, kus ma näen, et kõik erinevad õppeasutused on need, mis peaksid julgemini toetama ka nende õppijate ideid ettevõtluse juures, mis peale vaadates ei tundu just kõige mõttekamad, sest muidu me jõuame välja jälle sinnamaale, kus mõned õpilasfirmade konkursid seisnevad selles, et kõik teevad puidust lampe või riiuleid, mida on kogu aeg tehtud. Ei, kui rääkida riskimisest, siis tegelikult, aga millal sa veel riskid, kui mitte noorena? Ma arvan, et... No see on laule see, et milleks meile vaja ämmamoori maja. No ja nii edasi. Millised nišše te näete noortele ettevõtjatele praeguses turumaastikus? Kas ainult video? Töötlus, video tootmine, veel midagi. Kõik on videos kinni millegi pärast. Kindlasti on see mingi trend, aga ma ei tea, kas on see niimoodi. On veel mingid nišše noortele ettevõtjatele? Toila koolist tulid 2 aastat tagasi poisid, kes tegid õpilasfirma sellest, et nad hakkasid pakkuma aiahooldusteenust. Aiahooldust, sul on suvila, sinu aed vajab hooldust, sa hakkad vanaks jääma, ei jaksa ise enam muru niita, õunapuid pügada, lund lükata, siis tulevad appi sulle poisid, kellel on kuldsed käed, palju energiat ja jõudu, teevad selle sinu eest ära. Okei, mis on selle firma tulevik? Ma arvan, neil väga hästi. Ja pärast on nad vanad aiahooldajad? No siis läheb 30 aastat aega. Okay. Nad on keskkooli poisid praegu.
Selge, aiahooldus. Kirill, sa tahaksid tegeleda aiahooldusega? Ei, see ei ole tema teema. Jah, aga kui rääkida veel mingisugustest nišidest, siis mul on tuttavaid, kes on hakanud toitlustusega tegelema, kes on, selles mõttes, et alati on mingisuguseid ideid, mida pole tehtud. Me Eesti oleme tuntud nagu startup riigina. Peaasi on leida see turg, mis ei ole veel nagu võetud või mingi idee, mida ei ole tehtud. Super, see on nii lihtne. Leia idee, leia turg ja kõik läheb. Kui see nii lihtne oleks kõik toredad ettevõtjad. Jaa, aga sellepärast meil ei olegi võib-olla nii palju ja nii palju edukaid, et üks, ma ei tea, miljonist tuleb läbi. Aga tegelikult teenused üleüldse, teenus on ju niisugune hea asi, sa ei pea mingit konkreetset asja nagu valmis tegema, see piisab nagu mingisugusest oskusest, sa lihtsalt müüd oma oskust. Iti Antra, kus on noortele nišid avatud või peaksid olema avatud? Mis on praegu kasutamata võib-olla natukene? No kui mul oleks see teave, siis see oleks ikka väga hinnaline teave ja ma seda kindlasti siin laval nagu ei ütleks välja, sest ma arvan, et ega see noorte nišš ei ole erinev nagu täiskasvanute nišist või vanemate inimeste nišist, mida ma ise tunnen lihtsalt ja mida siin ka eelnevalt on räägitud, et kui me vaatame meie maailma, siis ega meil väga palju selliseid uusi tooteid ju vaja ei ole. Ja ma toon näiteks ühe näite. Mu telefon on niisugune, et ma nagu tahtsin enda kaarte nagu kaasas kanda enda telefoniga ja muidu on nagu niisugused klapiga telefonikaaned on ja need on juba tüütud, see klapib igale poole ette ja teed nagu niisugune üks ja teine asi ei sobi. Ja ma otsisin internetis, ma arvan, 2 õhtut järjest sellist kaant, kus oleks siis see kaarditasku siin telefoni tagapool ja ma leidsin selle ja ma tellisin selle, ma olin nii õnnelik. Yes, on ju. Täpselt niisugune, mida mul vaja oli. Ja siis läks 1 nädal, 2 nädalat mööda ja need kaaned läksid katki, ehk siis säär tuli siit nii-öelda lahti. Ehk siis mis iganes te teete, see on üks toode, milles ei ole väga suurt valikut ja isegi kui sa selle leiad ja sa selle tellid, siis ei ole kvaliteetne. Et niisuguseid asju tegelikult ei ole mõtet tänapäeval enam rohkem toota, aga noortele me selles mõttes, ma arvan, et andestame, et kui kõik teevad neid puidust lampe või siis küünlaid või asju, mida nagu tegelikult ei ole vaja teha, siis oluline on see kogemus, et nad saaksid aru, mida see tähendab müüa seda küünalt, müüa seda lampi ja sellega tegeleda ja aru saada, et kas see on mulle või ei ole mulle. Sa võtad küünla, lähed, et ei osteta. Müün veel aastakese või? Aga ta saab selle kätte, et seda ei ole mõtet teha. Ja siis sealt edasi ta saab vaadata, et kas ma lähen palgatööle, mis minu hinnangul on 3 korda lihtsam, kui oma firmat ajada ja teha ja pushida. Või siis, et tegelikult ma tahan ikkagi leida midagi, mida toota ja see on mu mingi kirg. Et see kogemus minu jaoks on väärtuslikum kui see, et nad mitte midagi ei tee, sellepärast, et mul ei ole seda heureka mõtet, mida siis nagu ellu viia. Öelge palun, kas on mõtet hakata tegema mingisuguseid noorte suhtlemise klubisid, kus nad saavad vahetada oma kogemusi ettevõtjaks saamisel või mis iganes? Või iga noor üritaja on hunt oma ette? On vaja neid mingid nõuandlaid noortele või nad saavad oma vitsad ise kätte elus? Kindlasti on vaja, sest nad jõuavad kiiremini tulemusena. Kes selle? Kool, kõrgkool, ettevõtlus ja arendamise sihtasutus? No ma ei tea, minul vist on see kogemus lihtsalt, et kuidagi see pundiga koos tegemine ikkagi nagu see on ägedam ja kiirem. Mina keskkoolis ise olin samasugune, et ma tahtsin midagi nagu muuta või midagi teha teistmoodi ja mul on hea meel öelda, et minu tuttavad olid ühed need, kes asutasid ka nii Wise'i kui ka GrabCati, ehk siis üliõpilased, kes isegi ise oma ettevõtte selles nišis, mida nad tegelikult õppisid ja neil oli ambitsiooni, neil oli huvi kes selle pundi oma tiiva alla võtab? Noortekeskus? Või nad kogunevad mingis suvalises keldris? Kes vastutab? Ma saan aru, minu enda kogemus lihtsalt on selline, et näiteks samamoodi nagu Iti ütles, et sattus kooli väga äge huvijuht, kes toetas arengut ja viitsis meiega pärast tunde mässata. Samamoodi, ma tean, on selliseid noorsootöötajaid, eks ju, kes ei loe mitte töötunde, vaid ütlevad, et kuule, Jüri, ma olen nõus sinuga sinu asjast rääkima või ma märkan, et sul on vaja selle koha peal abi. Ja
vahel piisab ka sellest, kui sa ütled, et kellegi teise poisi või tüdruku ema on ise ettevõtja, mine küsi ja räägi temaga, ta teeb samalaadset asja, mis tema kogemus on. Ehk sina täiskasvununa saad anda talle uusi kontakte ja öelda, et ära selle peale aega raiska, vaid vastupidi, just tegele sellega nagu pigem edasi. Ja ma arvan, et see on see, mis me täiskasvanutena saame mis tahes positsioonis tegelikult nagu panusena juurde anda. Jah, Kirill leidis sellise inimese või kohtas oma elus, Iti leidis või kohtas sellist inimest ikkagi jälle inimesest kinni. Okei, kas on küsimusi panelistidele? Üks käsi on seal. Tervist! Väga palju sai räägitud. Olete tublid. Tahaks küsida, lisada, et kust see noor saab teadmisi, vastusi. Te ütlesite, ei tea, aga samas, kui me vaatame seda õppekava, koolid, gümnaasiumid, seal on olemas selline asi nagu valikkursus, ettevõtlus, rahatarkus ja palju muud huvitavat. Küsimus kus? Jälle huvijuht, klassijuhataja, mentor, kogukonnajuht ei usu. Nad lähevad koju kell 5, sest nendel on pere olemas. Nad ei viitsi, nad ei taha. Aga võib-olla need inimesed, kes on huvitatud selles, ehk siis spetsialistid võiks ju teha mingi avaliku ruumi, mingi huviringi, kuhu tulevad noored, kas või see oleks noortekeskus, Narva kohta, meil on täna Narva ärikonverents, siis kui me tuletame meelde, kus me oleme, siin on olemas objekt, mis on startup inkubaator. Meil on 2 noortekeskust ka veel lisaks. Pluss miinus, jah. Aga selles mõttes, kui hooned olemas, inimesed on olemas, aga siis küsimus on võib-olla teistsugune, et mitte kus või kuidas, vaid pigem kes. Et võib-olla selle peale võiks natuke mõelda. Tasub mõelda? Võib-olla ütleks siia juurde, et õnneks õpilasfirmad on õppekavasse sisse poogitud juba ja seda on võimalik teha nii praktilise tööna kui loovtööna gümnaasiumi ja siis põhikooli astmes, mis võimaldab koolidel seda ainet siis võib-olla natukene paremini õppekavasse integreerida, et ei pea olema alati see tööpäeva lõpp või seal peale kella 5, aga et täitsa ametliku tunnina saab seda viia ka näiteks teisipäeva hommikul kell 8 läbi. Et see oleneb muidugi ka jällegi koolist, aga huviringid, noorsöökeskused on suurepärane koht tegelikult. Lihtsalt noored tihtilugu ei jõua sinna, nad on üpris ülekoormatud, et kui vaadata teiste piirkondade koole, siis õpilane läheb alles kell 6 koolist koju ja ta ei jõua lihtsalt minna kuskile, mis on väga-väga kahju. Okei, me jätame selle küsimuse õhku rippuma. Kus noor kohtab seda võlu inimest, kes tõukab teda teele ettevõtluse poole või ei kohta, või on see tema enda mure? Kas peab selleks tegema mingisuguse eraldi keskkonna, olgu siis virtuaalse või kusagil noortekeskuses, või jääb see pisike mure ettevõtliku noore enda lahendada? Elame näeme. Suur tänu, armsad panelistid, Iti Andre Metsamaa, Kirill Volkov, Pia Tamm, Maria Abel, Lilian Ariva. Aitäh! Jaa. Pean ütlema, et sellega on tegelikult meie konverentsi ametlik kava lõppenud ja ma peaks tegema mingisuguse kokkuvõtte, paluti teha, et väga targa kokkuvõtte, aga ma võtsin asja lihtsamalt. Ma kirjutasin selle konverentsi jooksul välja mingisugused märksõnu, mis õhus lendlesid ja ma loen nad praegu lihtsalt ette ja vaatame, mis sest välja tuli. Oleme piiril, oleme tuntud, aga globaalne ebakindlus. Võimalused koostööks, oleme ambitsioonikad, ettevõtlusaktiivsus on madal, jätkuvalt madal. Meil on 12 suurprojekti, uus tehas, uus hotell, uus tööstusinkubaator. Elanikkond on ka siin, tahaks rohkem. Õlitootmine jätkub, õlitootmine ei jätku, need muutused Eestist ei sõltu. Töötute oskuse või tahtmise puudust õiglase ülemineku fond ei lahenda. Elanikkond kahaneb ikka, aga elutingimused neile, kes jäävad, need paranevad.
See raha oli ebaõiglaselt jagatud, see raha oli õiglaselt jagatud, siht on ähmane. Inimesed tegelevad kodus mitteametliku äritegevusega, sest kardavad makse, aga saavad toetust selleks, et oma äri legaliseerida. Elekter on Narvas kallis, konkurentsivõimet pärsiv elektri hind. Keskkonnasäästlikku ettevõtlust on juba Ida-Virus näha, rohepööre on suur võimalus, keskkonnasäästlikku tehnoloogiat veel pole olemas. Raske on leida investorit asjale, mida olemas ei ole. Keskkonnasäästlik ettevõtlus on tulevikuga Ida-Virumaal, vaja on häid näiteid, edulugusid, elektriauto on äge, elektriauto on kallis, võtmesõna on teadmised ja inimesed, küll ülikoolid aitavad. Loomemajandus pole mitte mingi tilulilu, miljardeid dollarit väärt majandusharu, noored on toredad. Läbi selliste probleemide ja lootuste virvarri me tuleviku poole liigumegi. Suur tänu selle konverentsis osalemise eest, Narva ärikonverents 2024 on lõppenud, korraldajaks teadagi Narva linnavalitsuse arenduse ja ökonoomikaamet, mida toetab maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede ja kohe on algamas või juba algamas meeleolukas koosviibimine teise korruse saalis, kus ootavad teid tänavatoidu stiilis suupisted, diskomuusika ja kindlasti püüdke oma telefoniga ruutkoodi ja jätke tagasisidet korraldajatele. Aitäh!